Mina räägin ka Tõnuristist. Mina sattusin Tõnuristi kätte. Ma töötasin Kaubandusministeeriumi projekteerimise büroos ja sinna tuli ülesanne ehitada Riigikogu hoonesse sisse üks koridor sööklaks, kus võiksid ministrid käia söömas, sellepärast et suur järjekord on ja neil oli seda vaja, et saada kiiresti söönuks. Ja sealt korjas Tõnurist mind üles ja andis mulle teha, ta oli ostnud ühe maja Ravila tänavale Nõmmel ja tahtis sellele juurdeehitust ning sisustada ja tahtis mind sisustama. Mina muidugi läksin ja niimoodi võttis tema või ma ei tea, kas sa tead, kes mind tööle võttis? Toms. Mina ka ei tea. Aga ma pidin käima Tõnuristi juures kooskõlastama seda, mida ma olin leidnud. Millist mööblit ma olin leidnud ja mida ma tahtsin osta. Ja nüüd, kui ma tahan Tõnuristi juttu lõpetada, siis oli temal niisugune komme, et minu arvates tema ei usaldanud mitte kedagi. Tema oli niisugune, et kui ma läksin talle näitama mingit fotot, et seda võiks osta, siis hakkas ta kõigepealt seda leitud garnituuri eitama. Mõne aja pärast, kui kogu aeg oli nii olnud, sain ma lõpuks aru, et tal on niisugune meetod, et kõigepealt ta eitab kõike ja esitab negatiivseid küsimusi ja teeb seda nii kaua, kui ma nutma hakkan. Ja kui ma olen juba nutuveere peal ja ta saab aru, et ma kõigest hingest tahan ikka veel seda tooli Aleksander Palenile saada, siis ta annab järele ja siis ostab selle mööblitüki ära. Nii palju temast. Aga mina olin selleks ajaks, kui Palmse peale hakkas, lugenud juba Erkis ruumikujunduse erialas mööbli ajalugu 13 aastat. Selle ajaloo ma olin saanud Ella Vende käest, kes oli lõpetanud Tartu Ülikooli Sten Carlingi ajal ja kes oli saanud vabariigi stipendiumi aastaks otsaks viibida Euroopas. See on siis Saksamaal ja Prantsusmaal, kuulata mis tahes tema valikul valitud ülikooli loengut, ta oli Sorbonnis. Ja peale seda käia läbi aasta jooksul kõige paremad mööblimuuseumid terves Euroopas. Ja ta tuli, mina läksin sinna kooli 48. aastal, see oli sügav sõjajärgne Nõukogude aeg. Ja tema oli 38. aastal tulnud oma Euroopa reisilt tagasi ja ta oli nii läbilõpune eurooplane oma riietelt ja kõigelt, mis temaga kaasas käis, tal alati pea valutas ja see käis selle juurde kõik. Ma lihtsalt armusin temasse. Ma armusin sellesse kultuuri, tähendab mööbli ajalukku ja tegin seda nii kirglikult, et see jäi mulle eluks ajaks külge. Tema saadeti pensionile 1961. aastal, sellepärast, et tema abikaasa oli kolonel Vende, kes oli siis veel kuskil Pamiris ja ei olnud veel tagasi tulnud ja ta oli lihtsalt sobimatu seda ainet lugema. Ja et meie vahel oli mingisugune minu suur lugupidumist tema vastu, nii et kui ma selle ülesande sain, siis esimene kord siia Palmsesse me tulime kahekesi ja
tema abil vaatasime, mis siin on ja arutasime seda, mida peaks tegema. See olukord Eestis oli tol ajal baltisaksa mööbli suhtes selline, et baltisakslased läksid ju ära ja nad võisid kaasa võtta ainult ühe konteineri. Ella Vende teadis seda kõike täpselt, sest tema oli see, kes vaatas need konteinerid läbi ja valvas selle eest, et Eesti rahvaga seotud kultuuriväärtusi välja ei läheks ja et need kõik siia jääksid. Mina mäletan seda aega, sest minu isa oli raamatuhull ja me käisime igal pühapäeval Taikal, kus oli mööblit, vaipasid, portselaani, pronksi, kroonlühtreid. Seda oli siis baltisakslaste lahkumise järel. Terve aasta oli seda Taikal saada. Minu isa ostis raamatuid ja mina lihtsalt olin noor ja vaatasin kõike seda kraami pealt. See oli minu esimene tutvus nende vanade asjadega ja ma jäingi seda mööbliajaloo mõtet kandma lihtsalt sellepärast, et kuna ma olin juba 13 aastat lugenud ja lugesin veel peale seda 15 aastat, siis jäi see mulle külge ja ma tahan rääkida nüüd sellest, kuidas neid asju sai üldse, mis siia sai ostetud. Oli selline olukord, et mõningad Vennaas-vabariigid olid rikkamad kui meie. Ja nemad olid saanud aru, et siin on igasugust vanaaegset kraami, ma arvan, et need olid kõik lõunavabariikidest, kes armastasid kullatud ja poleeritud asju ja et nendel oli vabariigis niisugused kokkuostjad käisid mööda maad, kuulasid, kus midagi on ja käisid seal nende inimeste juures, kellel midagi anda oli ja mis neile sobis ja leppisid kokku hinnas. Ja see hind oli 2 korda kindlasti kallim kui see, mida küsiti, mida eestlased suutsid maksta. Sest Eesti kollektsionäärid ostsid muidugi ka, aga suur hulk läks kõik välja. Ja kuna ma peale Erkis õpetamise olin juba Kultuuriministeeriumi kunstinõukogu liige või tähendab mööbliajaloo spetsialist, siis oli selle peale oli kohutav mõelda, et kõik see, mis meile oli jäänud või oli, kippus nagu ära sõitma kuskile. Ja selles mõttes oli see Palmse taastamine suur õnn tegelikult, et midagigi saaks nagu kokku. Ja Epner saatis välja niisuguse teate või artikli selle kohta, et Palmses vajatakse antiikmööblit. Ja uskumatult palju vastuseid tuli. Nii palju vastuseid tuli, et me moodustasime niisuguse ostukomisjoni. Epner oli selle esimees. Mina ja Ella Vende olime liikmed ja kõikide nende kirjade peale me läksime kohale ja vaatasime seda, mida see inimene pakkus. Ja et see oli esimene võimalus saada nagu üldse midagi. Ja teine asi, et päästa see mööbel siia.
Meil ei ole siiamaani mööblimuuseumi, sest et tänapäeva muinsuskaitse põhimõte on kirjutatud niimoodi, et mööblit võib restaureerida nii nagu peab või sellele stiilile sobib. Aga see mööbel peab ennast välja teenima ja see väljateenimine toimub praegu hoogsalt Sagadis. See on päris armutu. Need vanad asjad, nii nagu nad on, peavad vastu panema suurtele pulmadele, sünnipäevadele ja katki istumisel, purjus inimeste peale istumisele. Seda olen ma näinud Sagadis ja ühel õhtul või ühel ööl võib katki minna 2 tooli, mida peab uuesti parandama. Ja nii ongi. Nii on Olustveres. Vihula on nüüd pääsenud ja ma ei tea, kuidas siin pidudega on. Peod on mitmesugused. On pulmad, aga peale selle on sünnipäevad à la russe. See tähendab seda, et kõik on vene rahva riietes. Need on siis pikad särgid, vöö all lahti ja jalas kirsad. Aga ehtsaid kirsasid ei ole, kõik kirsad on Vene sõjaväe kirsad ja nende kontsaplekid on mustast kummist. Sagadi vana parkett on 1,5 sentimeetrit paks veel. Teda enam lihvida või hööveldada ei saa. Saab ainult ühe kummimustaga kraapsu kuidagi moodi nii-öelda nendes piirides välja puhastada, mis seal on. Aga Sagadi teenib hästi. Sinna tullakse, seal peetakse sünnipäevi. Ma olen küll mõnikord protesteerinud selles mõttes, et kui selle kutsuja või selle seltskonna või selle koosviibimise ja toidu väljamaksja nõuab, et kõik maalid oleksid seinalt maha võetud, kuna nendel on omal dekoratsioonid, mida nad seintele panevad. Siis on küll natuke liiga palju, aga jumal tänatud, nad suudavad seda Sagadit üleval pidada. Siia jõudes, see oli mul esimene sisekujundusprojekt täiesti tühja suurde majasse, millest ma ei teadnud mitte midagi. Ja mind vaevas see, mida ma näen, et tänapäeva sisearhitekti ei vaeva. Nemad panevad uue mööbli sisse ja nad ei mõtle nende inimeste peale, kes seal kunagi on elanud, või ei mõtle maja peale, missugune see maja on, vaid see uus mööbel on alati õige ja nad on pääsenud. Aga siin oli tegu mingi vana väärika perekonnaga, see oli nagu muinasjutt, mida pidi tundma ja õieti tegema. Ja et vastutustunne või midagi nõudis, et ei saa lihtsalt niisama kokku panna midagi, mis siin pole olnud. Ja et ma ootasin mingit mõtet, kas mingit transcendentaalset mõtet, et missugune see mööbel siin peaks olema. Ja enda päästmiseks mõtlesin välja niisuguse süsteemi, et joonistasin niisuguse pika lehe, see oli grafaa aastatest
5-aastase vahega ja kuna Marta Männisalu oli teinud ka perekonna ajalugu, seal olid kõikide sünni, abielu ja surma-aastad, siis ma paigutasin kõik need kuulsad mehed, keda sina teadsid, sinna ritta selle aastanumbri alla, kus nad olid olnud. Ja sain ühe pika rea inimestega, mida ma vaatasin, et millal nad abiellusid või kui kaua nad elasid, millisesse stiiliperioodi nad jõudsid, kas nad olid 18. sajandi alguses või 19. sajandi alguses. Ja samasse grafaasse ma joonistasin sisse ka kõik need esemed või detailid, mis selle maja juures olid, mis oma olemusega olid kindlas stiilis ja sellega leidsid õige koha selles 5-aastases aastate reas. Ja ma sain kätte niisuguse pildi, kus mõned kohad olid tihedad, teised kohad olid väga hõredad ja sealt hakkas välja paistma Carl Magnus von der Palen. Napoleoni sõja läbi teinud, tagasi tulnud 1807. aastal, sõda lõppes 1812, aga ta oli nagu sõjaväeteenistuses Venemaal edasi. Tuli ta tagasi sellepärast, et isa oli surnud. Isa on siin nurga taga. Ja vanaisa oli ammu surnud ja abiellus Betsy von Esseniga tema kõrval. See oli kuulsa ma ei tea, kas ta oli feldmarssal, ta oli kindralkuberner Esseni tütar, kellega juhtus see õnnetus, et peale lapse sündi oli ta külmetanud, saanud popsupõletiku ja surnud palavikku. Ja temast jäi järele Alexander von der Palen, see kuulus raudtee-ehitaja ja muidu eriti pikk ja uhke mees. Ja see koht oli väga tihe ja Marta juttudest oli teada, et kui Carl Magnus siia jõudis, oli isa juba surnud, see oli aastal 1817 ja arvatavasti sellel ajal paistab, et ta võttis ette selle suure remondi, mille käigus tulid välja kõik need interjöörid, mis siin praegu on. Ja stiiliajalooliselt on need ampiirinterjöörid. Ampiiri tunnuseks on see, et suur seinapind allpool on tühi, aga üleval uste kohal on lai friis. See variant on kõik nendes kõrvaltubades. Siin on natuke teistmoodi, aga lae tegid sina, eks? Ei teinud. Kes siis? Seda ei olnud. Siin ei olnud mitte midagi säilinud. Jah, siin ei olnud säilinud, aga sa tegid uue lae. Kohalik restauraator. No nii, pääsesid. Jah. See on väga variant, väga vanem variant ja see ei kõlba ampiirile. Ja samal ajal pidi ta tellima ka selle sohva. Selle sohva võttis viimane paruness Kitty siit Palmsest saali mõisada, selle saali mööbli võttis ta kaasa Tallinna. Ja nende maja oli
Toompeal Vene kiriku taga on praegu Saksa saadiku residents. See oli Palenite maja ja viimane proua, kes seal edasi oli, mis selle proua nimi oli, mis on kohviku nimi? Isabella. Jah. Ja selle Saksa, selle sohva võttis ka see proua Gitti kaasa. Gitti oli siis juba 20. sajandi algus, ennem revolutsiooni, kui kõik ära lõppes. Aga 75. aastal olin mina siin tudengitega ja mõõtsime mööblit, et teha mööblist korralikud joonised sellest, mis nagu olemas on. Kõik oma suved ma veetsin nendel aastatel siin ja pärast teistes mõisades, kuhu lihtsalt saatus mind kandis. Ja ma leidsin vanast saunast. Sellest olid varemed ainult järele. See oli siin tiigi ääres, umbes selle koha peal, kus Isabella kohvik praegu on. Leidsin selle tooli. See on seda tooli nimetatakse, inimesed tunnevad seda Biedermeier tooli nime all, aga tegelikult tema konstruktsiooni nimetus on külgraamkonstruktsioon. See tähendab, et see külgraam, mis haarab endasse jalad ja seljatoe, on kõik üks puitkilp, mis on kaetud peal niisuguse vineeriga, nagu sellel kohal on praegusel juhul, see vana mahakond, see on kõik ehtne, see on kanudis restaureeritud ja midagi ei ole muudetud ega uuritud. Kahe niisuguse külgraami külje vahel on lihtsalt sarje osa, sari, tagasari ja seljatoe toed. Ja nüüd 10-15 aastat tagasi hakkasin ma oma jooniseid kokku panema, et nad ei jääks mul lihtsalt kuidagimoodi kuskile sahti põhja, vaid et ma kuidagi nad organiseerin ja panen gruppi. Ja ma jõudsin selleni, et ma pidin hakkama võrdlema Vene külgraami ja Eesti külgraami. Eesti külgraami sain ma juhuslikult tänu sellele toolile, et ma teadsin, millal Karl Magnus omal uusi tooli vaja oli. See oli peale 1817. aastat. See on minu teada esimene külgraamtool, mis on tehtud. Aga venelased, need on siis Ermitaaži töötajad, Pott ja Kaneva, 2 noort naist, on kirjutanud suure raamatu või Ermitaaži poolt välja armatud raamatu Russki mööbel. See on väga täpne. Siin ongi suur erinevus, kuidas töötasid meie tsunftimeistrid. Nad ei kirjutanud midagi üles, ei mingeid kuupäevi, ei ole tellijaid ega mitte mingeid andmeid ei ole ja seetõttu ei ole siin Balti-Saksa mööblit võimalik täpselt määrata. Võib määrata ainult üldiste stiili tunnuste järele, aga vaatamata kõigele Karl Magnuse tool on peale 1807. aastat ja see on nüüd kindel. Seda kindlust annab veel see, et
et see sohva, mis tagasi tuli Saksamaalt, see on Tallinna sohva. Tavaliselt on sohvad, me oleme harjunud, et Biedermeier sohva on külgraav, on külluse sarve sohva. Et need, nii nagu Sagadis näha on, need sohvad on seal kõik 20. sajandi omad. Ja et need on, küljed on niisugused külluse sarve ornamendiga täidetud. Ja need on nüüd minu seisukoha järele kõik 20. sajandil tehtud ja on mööblitööstur Umbergi töökojast pärit. Aga see on vana ja kõik niisugused sohvad selle S-kujulise seljatoega. S-kujul on see liikumine siin, mis sobib inimese seljaga ja mille tõttu siin on hea istuda. Ja nende küljed on kõik lihtsalt külgraamid ja see ornament, mis siia peale on lõigatud, see on reljeefne. Ja niisugused on näiteks Tallinnas Rüütelkonna hoones oli niisugune sohva. See on kindlasti Tallinna töö ja kuna on Rüütelkonna hoone, see on siis väga hea tisleritee. Neid on nüüd veel Sagadis praegu, aga ostis nad Erich Herilt need puidust seljatoega Sagadi omad Rägavere jaoks. Ja see viitab sellele, et need toolid peaksid olema ka Tallinna omad. Ja ma olen selle koha pealt õnnelik, et kõik, mis siin on, mis puudutab Biedermeierit ja Ampiiri, ei pruugi olla Vene oma. Vene oma on veel palju uhkem, sellepärast, et Katariina oli 1789. aastal Prantsuse revolutsiooni järel nii tark, et ta korjas kokku kõik need meistrid, kes Marie Antoinette'i juures tööl olid ja tema Trianoni ja tema Hamovse toole tegid. Ja et see väike võit mul on, aga et need on Eesti toolid. No mis ma teile veel räägin? Küsige midagi.